esimene lõige, mis ma teen, lõikan siit uimede tagant. Niimoodi, otsa pagan, see nuga on nüri või. Ja lõikan läbi ja lõikan kuni selgrooni, kuni tunnen, et selgroog tuleb vastu. Siis keeran nuga ja lõikan ära siit filee poole. Ja, nii. No ma mõtlen, on kohe täitsa käpas ikka. Ma 15% see oli, siit me marja ei saa, see on isane kala johtunud. Väiksemad on isased, suuremad on emased. Ja nüüd teiselt poolt samamoodi lõikan selle selgrooni ja siis pikki selgroogu. Kuni saan siit selle kätte, see läheb räpsu sisse. Täna meil... See ei hakkas teile? Ei, me ei hakka seda... Meil õnnest sain Mari maha müüa. Mari õnnest sain maha müüa täna. Nii, ja nüüd on vaja mul siit veel saada kätte, eks ole, puhas kalamari. Väga mugav on kasutada kahvlit selle jaoks, fileerimiskahvlit. Ja nüüd lõikan selle siit need rood ära ja näete, ma ei hakka mitte noa otsaga, vaid noa keskkohaga ja tõmban enese poole. Nii saan need rood kätte ja siit jääb veel saada mul ta naha küljest lahti lõigata. See nuga on natukene ma ei tea, kas see on terav. 38, aga... Ja, nii. Ja siin on nüüd see filee, mis meil siis rulli sisse läheb. Kaus. Võtke üks suurem kaus. Ma proovin seda nuga. Ja no see nuga on natukene ebamugavam, ta on natuke suurem, aga saab sellega küll ka ja ta on ikka parem. Nii. Massa mait. Ja iga kalaga on nii või? Laias laastus on see sama, eks ole, süsteem nii suurte forellide kui lõhede kõikide asi toimub samamoodi. Lihtsalt, eks ole, et me võtame siis vastavad noad, kui on suur kala, eks ole, suur kala, siis ma kasutan seda nuga. Et asja mõte on see, et nuga peab olema nii pikk, et meil lõikamise ajal ta ei jääks sinna liha sisse toppama, ei takerduks. Vaid et me saame, ta oleks alati selle lõike juures otsjaks välja. Et muidu on asi ebamugav. Ja nii